Kliimamuutustega toimetulek on justkui õpiku näide kollektiivse tegutsemise probleemist. Oma huvist lähtudes kalduvad inimesed ühisomandis olevaid ressursse liigselt kasutama, kuigi nende häving ei ole kellegi pikaajalistes huvides. Ratsionaalse valiku teooria ja mänguteooria seletavad meile, miks see nii on ja pakuvad välja lahendusi, mille tulemusel ressursid ei häviks. Võtmeks on siin madalad tehingukulud ja koostöö. Probleem on selles, et isegi kui need on lahendusena kõigi pikaajalistes huvides, ei saa neid luua ükski inimene iseseisvalt. Nende loomiseks on vaja teatud vahendeid. Õigusökonoomika näitab meile, kuidas sellisteks vahenditeks on täpsed õigusnormid, millega mõnevõrra piiratakse vabadusi ja muudetakse koostöö kohustuslikuks. Kliimamuutustega toimetulek hakkab tingima suuremaid vabaduste piiranguid. Näeme seda teiste riikide õiguses ning see ootab ka meid. Kuid nagu näitab teadus, siis nende piirangute olemasolu ei ole tingimata halb. See võib tegelikult olla killuke koostööst, mida me saame teha iseenda huvides. Õigus on koostöö loomise vahend ja just sellisena on ta ka meie jaoks õigustatud. Kas me oskame õiguse kujundamisel seda teadmist kasutada? Kuidas kliimamuutuste tuules kujundada norme nii, et tulemuseks oleks parem koostöö ja igaühe huvides olev kliimakaitse?